Ajalugu kunstiobjektina on iidne teema. Öeldakse, et ajalooteaduski olevat välja kasvanud ajaloolisest draamast. Et nii teadus kui kunst on kutsutud kehtestama ajaloolisi tõdeid. Inimesel pole enam üldist ajalugu. Teda ümbritsevad paljud erinevad ajalood, mis on talle võõrad ega allu tema tahtele. Saaremaa Biennale is the initiative of just a couple of people or a small group. It's true, but only particularly. Saaremaa Biennale, which is going to be held first time in this year and called Fabrique d'Histoire, is a huge teamwork. And behind that, organizers and the team, there are a big quantity of people, huge number of foundations and helpers who stay invisible. Saaremaa Biennale is not going to have a target. It's not going to be targeted at the being of a big event in numbers. It will stay rather small, up to 25 artists for the next times too. And it will always have the special theme or topic, and it will be international. Saying the latter, the last, I mean that up to now, in this country, called Estonia, there is no international contemporary art event so far. So what we are going to really attempt to do is to establish one. Kuivõrd töötab vabrik, on olemas tegevdirektorid, siis ma naiivse inimesena eeldan, et on olemas ka selle vabriku omanikud või omanik. Kas on mingi irratsionaalne kõrgem jõud või on tegemist mingi aktsiaseltsiga? See on tõepoolest aktsiaselts, kes otsustas, et Eestis on ka vaja luua midagi täiesti eestilikku ja olla milleski asjas esimene. Ajalugu siiamaani on toodetud pooleldi käsitöönduslikul viisil. Me otsustasime, et me rajame nüüd ajaloo tööstusliku tootmise just nimelt Eestis. Ja produktsioon paistab olevat juba küllalt suur, see läheb hästi kaubaks, ka rahvusvaheliselt. Ma usun, et Eesti võiks selle pendale teinud päris kõvasti raha küll. Kas selle aktsiaseltsi aktsiaid on võimalik omandada näiteks kollaste kaartide eest või peaks selleks oma mingisugust muud käibivat valuutat? Ma arvan, et selleks peab omama ainult mõistust, sellepärast et
see, mida me toodame, ei pea tunduma kaubana mitte igale ühele, vaid selleks peab olema võime seda ära tunda. Nende miniatuursete surmakülvimasinate rattad viitavad leidudele iidsetest hauakoobastest. Ka on neisse kodeeritud sõjamarturoloogia, lõppematud nimekirjad, surutuna tihedatesse arhiiviköidetesse. Need tööd äratavad seoseid Tinakarva koonduslaagri universumiga. Nähtavate kaksikportreede autor Vitautas Stanionis on kasutanud oma isa, samuti Vitautas Stanionise vanu negatiive. Kuigi Stanionis end sellest toimingus pelgaks laborandiks pakub, ei saa me teda paraku tõsiselt võtta. Näeme fotosid, mille silmnähtavaks sihiks oli passi, sügavamaks aga sovjeti identiteedi riiklik vormistamine. Stanionise tehniline legend on lihtne ja probleemitu. Kuna sõjajärgsetel aastatel oli filmi napilt, siis pildistati inimesi uute nõukogude passide jaoks ühele kaadrile kahekaupa. Hiljem pildinaabrid lahutati ning muudeti tavalisteks passifotodeks. Tunkeri tuunase lähtepositsiooniks on aktiivne passiivsus, Soome farmerid oma perekondadega. See on nende piltide teema, et perekonnad jätkavad näiliselt oma igapäevatööd. Ometi sisaldub siin stoori neist, kes asuvad kommunikatsiooniketi teises otsas. Ajaloovabrikus töötavad ka mitmed võõrtöölised. Kas nende värbamine Eestis töötavasse ajaloovabrikusse oli keeruline või läks see lihtsalt? Me lähtusime niisugusest tööturu odavuse seadusest loomulikult, et tööjõud peab olema ju kahte asja, ta peab olema suhteliselt kvaliteetne, mis suhteliselt väga kvaliteetne, ja ta peab olema võrdlemisi odav. Temast ei tohi liiga palju maksta, siis ei tule toodangu omahind tuleb liiga kõrge. Ja sellepärast me otsisime seda odavat ja aga kvaliteetset tööjõudu tegelikult üle kogu Euroopa ja Ameerikas ka veel takka otsa. Ja kuna ükski nendest inimestest ei küsin meie käest ei esinemise honoraari ega isegi mitte sõidurahasid, siis ma arvan, et on tegemist odava ja rahvusvahelise ja kvaliteetse tööjõuga ühe korra saab. Tüüpiline niisuguse töösturi suhtumine. Mikä merkitys on historialla sun taiden yhteydessä? Merkitsekö se vain esteettistä peliä tai jotain muuta? Tämmöinen esteettisen pelin käsite, niin se on mulle aika vieras sillä tavalla, että mun töitteni lähtökohta on niinku aina jotain muuta kuin esteettinen. Usein se on niinku, esimerkiksi tässä tapauksessa se on niinku enemmän niinku ekologinen tai poliittinen. Ja siinä mielessä totta kai niinku historia merkitsee mulle niinku, se on samalla tavalla niinku ajatusten materiaalia kuin niinku
myös se, mitä tapahtuu niin kuin tänä päivänä. Mä työskentelen niin kuin kommunikoidakseni, enkä niinkään niin kuin tuottaakseni esteettisiä elämyksiä. Mutta totta kai niin kuin, siis nämä kommunikaatiovälineet on toisinaan myös esteettisiä. No kuvitellaan, että ihmiskunta kuitenkin selviää seuraavankin niin vuosisadan ja sun työten niin aika on joskus sen vuosisadan lopussa, 2 vuotta ennen sitä kääntökohtaa. Muuttuiko sen merkityksessä tai sen kuvioissa jotain? Tämä työ on aika vanha ja mä oon tehnyt sen jo 91. Ja se on täällä esillä vaan sen takia nyt, että se sopii niin hyvin tähän teemaan. Ja se on hauska, että mä oon itse huomannut, että nyt kun se siirtyy ajallisesti lähemmäs sitä fiktiivistä hetkeä, niin se muuttuu ehkä hiukan uhkaavammaksi, mutta kauhean lähellä sitä hetkeä tätä työtä ei tietenkään voi esittää. Et musta tuntuu, että on viimeinen kerta, kun tämä on esillä. Tässä on nyt käynnissä historian tehdas. Kuinka sä kuvittelet? Oletko sä historian tehtaan työntekijä tai olette sen mainososaston spesialisti? Mä yksi näistä pienistä historian tehtaan muurahaisista. En missään nimessä mikään mainososaston henkilö. Ihan niin kuin samanlainen historian muurahainen kuin kuka tahansa, tai siis kuin kaikki ihmiset on. Võbelevad, viskoosse, tihedad nagu kuum seisev suveõhk, ometi kallerdunud, suletud ning mõtlikud. Säärane on Maria Miesenbergeri meeldejäävate piltide kõneviis. Ühtaegu kurja kuulutavad ning malbed. Avavad ja varjavad nad midagi, seavad meid silmitsi ja hoiduvad kõrvale oma nähtavast sisust. Unelmad ja luupainajad, lapsepõlve mälukivistised. Tähendab, ajaloovabrik on ikkagi midagi muud kui see, mis siin näitustel ja konverentsidel näha on. Ja minu meelest see sõnaühend on Peeter Linnapel mõeldud kindlasti irooniana, aga kunstnikud ja ettekandjad on tõlgendanud seda nagu kas siis mängu või ütleks, et võimalust analüüsida kujutlusi ajaloost, sellest, kuidas ajalugu tekib või kuidas inimeste jaoks, ühesõnaga, mitte ainult ajaloolaste jaoks, vaid tavalise inimese teaduses tekib arusaam, et miski on ajalooline või kuulub ajalukku. Need kujutlused saab nii-öelda kontekstist lahti rebida või siis sellest ajaloolastele kuuluvast diskursusest ja igal pool siin näitustel ja ettekannetes ka on sellega töötatud. Ajalugu peab tunduma. Ajalugu on õpetlik. Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. Me hoolitseme selle eest, et meie ajast saaks väärikas ajalugu. Me nimetame sündmuse ajaloolisteks ning jäädvustame neid hoolikalt. Siis on ka hiljem, mida mäletada ning meie järglased ei jää oma tulevikust ilma. Ajaloovabriku väiksema allüksusena on käivitatud aktiivselt töötav ajalooartell. Selle juhataja, Marko Laimre, on kokku kogunud 10 väga noort kunstnikku, keda praegu veel üldiselt ei tunta. Nad esindavad aga emafirma, milles toodetakse uusi tähendusi, kasutades keemiliste käärimisprotsesside ergutamiseks vanu. Toorainena eelistavad need kunstnikud kohalikke materjale, kas siis kultuuri või loodusvarasid. Nimetatud varasid võiks loetleda järgmised. Eesti ajaloolised kangelased, tööstus- ja põllumajanduskangelased, tootmishooned, elamud, lemmikloomad. Ning kogu projekti läbivaks märksõnaks on aeg, sest tooraine pärineb enamasti eelnevate aastakümnete kihistustest.
mida siis õigupoolest toodab ajalooartei? Kunsti. Väga head kunsti, mida Eestis vähe on. Mida ta veel toodab? Noh, kataloogi ja... Kataloogi tootsime, jah. Tootsime kataloogi, jah, ja siis... Me tootsime hea korda. Jah, hea korda. Näiteks siin majas. Siin majas tootsime. Ma lugesin teie kataloogist, et ajalooartell toodab uusi tähendusi. Nüüd me hakkame omanikule lähenema kuidagi tähenduste kaudu. Kahtlemata. Saate pärast ka meile vaadata. Kuna kunst on paljuski kommunikatsioon, siis sa päris ei saa rääkida sellises keeles, mida keegi ei mõista. See kunstiteose efektiivsus või mõju sõltubki sellest, kui kaugele sa suudad seda nihet nihutada, et ta oleks veel mõistetud. Kogu see hea kunst liigubki selle suunas, et see nihe ja see pinge on võimalikult suur. In recent years, a lot of people have had a hard time relating to art exhibitions. That's because the function of art has changed, and a lot of people are still dealing with the old idea of its function, which was essentially to make pretty things that gave aesthetic satisfaction. But nowadays, in recent years, art not only functions as a carrier of aesthetic feeling, but also as a means of identity and identification. See, a culture can define and redefine itself through the image, the communal image that it makes of itself. And then it presents this communal image of itself to the rest of the world. In the post-colonial era, where we are right now, this is especially important because there are countless cultures around the world getting out from under colonialism and neocolonialism and trying to create a new sense of their selfhood and present this with a clean conscience to the rest of the world. That's what's so important about this first Sarema Biennale, is it fulfills both the traditional aesthetic function of art and this new function of helping a culture to define itself and find its identity and present it to the rest of the world. Estonia actually is well ahead of most of the previously colonized nations of the world for many reasons, which I don't think we have time to go into. Estonia is already a very advanced place for art in the world. One can see this by looking at the first Sarema Biennale. And I would expect that in the next decade or the next generation, the voice and the image of Estonia will become increasingly powerful in the international discourse about the arts.